Kuidas teile meeldib inimestega kohtuda siin kohvikus? Otse öeldes väga meeldib, aga natuke pikemalt, siis see ongi selline tore traditsioon juba olnud aastaid siin hommikul kokku saada, natuke kohvi juua, juttu rääkida, kuulata muresid, rõõme ja süüa üks maitsev muffin. Et minu jaoks on see hästi oluline ja mida rohkem saab vallavalitsus või meie inimesed ka infot ja nii kriitikat adekvaatset kui ka tunnustus, siis see on väga hea. Inimestega peabki kohtuma. Kui inimesel on mingi mure või probleem või mingi infopuudus, siis tulebki küsida. Tuleb otse küsida allikast, ehk siis meie käest, kui see meid puudutab, siis kirjutada või helistada või saada tänaval kokku ja võtta nööbis kinni, et alati otse küsida. Meil on siin mapp ka olemas, kuhu kirjutame kõik need mõtted ja mured üles ja loomulikult saab siit uut indu. Aga mille eest on kiitust ja tänu toodud? Oli just üks selline võib-olla 15-20 minutiline jutuajamine ühe Ukraina prouaga, kes oli siia või on siia tulnud kohe märtsi alguses ja see, kuidas ta on siin saanud inimeste abi, toetust ja nii-öelda sellist tuge ja see, kui tänulik ta selle eest oli väga liigutav. Здесь будет ярмарка, и мы пришли посмотреть. Вы будете в концерте тоже? Ну, думаем, что будем, если дождемся. Да. Вы родители или вы желаете что-то купить? Мы купили духи тоже, но не тут, а с той стороны там. Ага. Тоже надо были духи. Вам нравится здесь? Конечно. Ага. Вы откуда? С Украины. Вы ждете в концерте, Руслан будет? Ждем, да, нам сказали, мы будем находиться тут. Мы здесь недалеко живем, так что мы все равно придем. Писар пише, да малює, ой, да писар пише, да малює. Писар пише, малює, личко моє цілує. Писар пише, малює, личко моє цілує. Ти ж не пій, ти ж не дя, ой, да ти ж не пій, ти ж не дя. Ти ж не пій, ти ж не дя, не цілуй мене так. Ти ж не пій, ти ж не дя, не цілуй мене так. Нехай мене Kas lihtsalt tahate tuttavatega koos olla või nädalas oleda või kõike kontserti? Kõike ootame kontserti ka et ikkagi vaba päev, ilus ilm ja... Kas see kava peaks olema teistmoodi või polegi oluline, mis lava peaks olema? No ikka on oluline, jah. Et võib-olla et päev meni pikaks, eks ole, kui sa ei oled natuke kaugemalt, nii oleme ka ikkagi natuke kehrast väljas elama, eks ole, et aga me ootame selle 6. kontserti ära ja et siis kõike nautida ei saa, aga valime seda, mis meile rohkem meeldib. Mis teile meeldib pihmapäeval? Üsna kõik. Ja rulljäätis oli. Kas reklaami tohib teha? Et rulljäätis oli päris hea.
saan teie käest mingi salavastuse, et palju maksite sellise ilma eest, mida te olete mitmed aastad juba tellinud siia superilma? Jah, ilmaga tõesti, et nagu eelmine kord, siis ka see aasta ilmaga on tõesti vedanud, et tõesti ilm on suurepärane, päike paistab, rõõm on, meel on hea, eks ju, palju kurvem oleks see pilt, kui oleks praegu, ma ei tea, paduvihma sadanud, eks ju, aga siiamaani on läinud kõik väga kenasti, et kõik on sujunud, eks ju, aga noh, päev on veel pikk, et kava on sihuke päris intensiivne, aga siiamaani ikkagi kogu meeskond on olnud väga tublilt, nii-öelda kõik on kätt pulsil hoidnud ja kõik on hästi läinud, et loodame, et läheb õhtuni hästi välja. Ja siin te sööte ja saate sõpradega kokku ja... Kõik sõbrad peamist ära läinud. 12 võistkonda, peaaegu enamus panevad Wolfram, punane ja te panite õigesti. Kas te jaksate siis terve päeva olla? Härrasmees minu vastas on ka sellega nõus, isegi Kalja jõudnud vajab, oli nõus. Nii, ja nüüd HD on tõusnud teiseks. Kas vahepeal koju ei lähe Tiim Sambu seisab paigal, kui ma vaatan seisu, aga tõusvas joones lähevad tüdrukud ja tõusvas joones läheb ka veel SK. Kui mu mälu ei peta, siis nüüd tuleb eelviimane küsimus, nii et soendage lihased ja näpud ära. Mis teile meeldib kehrapäeval? Ma ei tea. Kõik. Lõbu. Ja magusat toitu. Jooke. Mis teile siin lõbu pakub? See, kui me Kahooti mängisime. Siin on noortele tegevust, sporti. Ja. Kas te saate lihtsalt omavahel kokku ja naudite laata? Ja, midagi. Inimesed saavad siin kokku ja on mida teha ka. Kas sulle ka meeldib siin? Ja. On väga mõnus oma sõpradega siin olla. Nautigem koos õhtut!
mitmendat korda olete? Esimest korda. Kas siit linnast? Ei. Ma arvan, et 3. vist. Iga aasta on käidud ja täna on ilus ilm ja väga hea päeva veeta. Tulime lihtsalt kuulutust lehest nägime ja tulime vaatama. Ja kuidas tundub? Ei, tore on. Olete midagi enda jaoks leidnud laadalt või? Jah, lilli vaatasin, aga veel ära ei võtnud, et kui koju minnes, et siis on kaasa võtta. Kas tahate õhtusele kontserdile ka jääda? Ei, liiga kaugelt oleme, pean teistega arvestama ja autoga koju saama. Ma olen ikka iga aasta siin käinud. Ega ei oskagi midagi erilist oodata, pigem niisugust mõnusat meeleolu, mis on ka iga kord olnud. Ja kas seda, et tuttavatega saab aega võtta, lihtsalt olla, pidutseda? No see on alati kohalikuks täiendavaks boonuseks, see on nagu kohaliku kogukonna kokkutulekus, kohtud nende inimestega, keda tavaliselt iga päev võib-olla ei näegi. Kas see programmi sisu on üldse oluline või on alati piisavalt vaheldusrikas? No alati on jah huvitav ka kohalike noorte esinemist vaadata, mida on aasta jooksul õpitud ning ka õhtune programm on olnud küllalt huvitav, mis ärgitab olema siin hiliste õhtutundideni. Aga kuidas see laada osa teile istub? Otsest mingit huvi ei ole, lihtsalt jalutad läbi, et vaatad, mis müüakse. Kas teil on mingeid ootusi? Kas programm meeldib või peaks midagi teisiti? Programm oli tore. Ei, ma natukene jälgisin, ega ma nii ütelda mingisugust erilisi lootusi ei ole, aga põhiline on see, et ilm on ilus, ometi saab nii ütelda rahva hulka tulla ja normaalset elu elada. Kas te plaanite jääda muidu terveks päevaks? Ei. Vahepeal tuleb käia kalmistul ka sugulasi vaatamas ja nii ütelda kasutada seda ilusat ilma. Aga te pole Kehra elanik? Mina olen, kuidas öelda, suveelanik, suviti Lillis. You are the only one for me. Go, 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 go. London girls, come wine it for me. Come wine it for me. Canadian girls, come wine it for me. Oh, come wine it for me. We say London girls, come wine it for me. Oh, come wine it for me. Caribbean girls, come wine it, oh, wine it, oh. Many kind girls wine for me. Only you I see. Amaka, you're my fantasy. My Indomie. Kehrapäev on suunatud ka külalistele. Loomulikult rääkisime üleeile Kuusalu vallavanemaga, Terjega lubas kindlasti täna meile külla tulla siia. Ja eelmisest korrast, eelmist aastast mäletan, et väljastpoolt rahvast oli, sest Tallinnaga on meil väga hea rongiühendus, et isegi Tallinna inimesi tuli. Et kindlasti pakub huvi see kontserdi pool ja laada pool, aga et siis saab ka tutvustada üldse linna ja elu. Kohalik päästeamet on meil väljas, Jeri esindajaga rääkisin eile õhtul veel, lubas oma kaupluslao uksed lahti teha täna ja kohalikud ettevõtted on väljas. Kas teile endale meeldib ka siin tutvuda rohkem inimestega? No aga läbi suhtluse tulevadki kõiksugu tõed päevavalgele, et kaudselt inimeste arvamus valla arengu suhtes ja tegevuste suhtes ja teinekord lihtsalt kinnituse saamine vallavalitsuse ja volikogu suunade õigsuse kohta.
ilm on ju meil täpselt nagu Itaalias O Sole Mio, Meta Simonova ja õpetaja Eda Jürisoo. O Sole Mio. Kui pikalt te jaksate siin olla? Hommikul tulin, käisin laada, vaatasin läbi, siis käisin kodus, jõin kohvi ja nüüd õhtuni välja. Ja ikka kontserdi ootuses? Ikka. Kõik üritused, mis siit lavalt tulevad, siis ikka vaatan ära. Ja siis saab ilusasti tuttavatega aega veeta? Jah, muidugi neid, keda muidu ei näe, nagu siin ikka tuleb ette, et näeb tuttavaid rohkem kui muidu. Kas Kehra päev peaks alati olema selline ja kas programmil on mingi oluline osa või tähtsus või olete mõelnud, et kas see peaks muutuma? Ma ei tea, mind rahuldab kõik, mis on. Ma ei ole nii, et midagi peaks olema rohkem või vähem. Täiesti igast asjast midagi, sportmängud noortele, kõike on, mina leian. Peaasi, et on selline päev saab tulla. Jah. Praegune hetkeolukord on näidanud, et alati tuleb nautida hetke. Elada ühes päevas, sest me ei tea kunagi, mis homme saab. Nautige siis head Kehra inimesed tänast õhtut. Погулять пришли, посмотреть. Ага. Нравится? Конечно, нравится. Первый раз? Да, первый раз. Ага. Вы житель? Да, живу в Кехре. Ага.
Что вы ждете? Вы будете вечером тоже? Да, вечером тоже придем с супругой. Ага. Хорошего дня вам. Спасибо, вам також. See on meie põhiauto, siin on kõik kapid avatud, kus on kõik meie igapäevased töövahendid. Ja muidugi väikestel lastel teeme rõõmu, laseme nüüd istuda tuletõrjeauto rooli. Ja seal on ka kõik selline ühiskonna ohutuse materjalid ja tutvustatakse kõiki siin võimalik asja kriiside ajal toime tulla ja on seal igast juhendeid, kuidas hakkama saada. Ja näidiseks ka hästi palju erinevaid tehnika ja ellujäämisvidinaid. Et sinna letti tasub kindlasti minna ja pilk peale heita. Kuidas siin meeleolud on, et kas on hästi tore lastel olnud? Jaa, no ikka lastel naeratus on. Mõned väiksed kardavad sinna, suur masin ikkagi. Aga ma olen siin saanud oma tänase päeva trenni juba kätte ja väikestel lastel tegelikult meeldib ka. Mida päästja teeb ootamise ajal? Meil on päevakava, et iga nädal on meil igast harjutame erinevaid harjutusi, siis meil on võimalus kasutada jõusaali, lõuna ajal on meil võimalus koos süüa teha, meil on ka puhkeruum, kus saame olla, meil on isegi piljardilaud, et näiteks mängida ja hoia mõtte mujal. Et meil põhivalmisolek peab see, et me oleme lihtsalt füüsiliselt peame olema puhanud ja vaimselt valmis. Ja siis, kui oli 90 aastat ja oligi nagu sellised rasked ajad nagu minu jaoks, oligi kupoonid nagu ja nii edasi, taloonid, kus oligi vaja kõik nagu saada, midagi ei ole, raha ühel päeval nagu devalveerib ja nii edasi. Siis ma istun ja ütlen, vanaema, kui raske aeg, siis tema ütles, oi, Ruslanšik, не ви Boga. See tähendab nagu, ära kurda nagu Jumalale, nagu, et on raske aeg. Mis mõttes? Raske aeg, see on midagi muud. Ja mis on raske aeg? Ja siis tema nagu vaatas kuidagi taivas. Oli siuke paus ja tema ütles, ma palju sulle ei ütle ja ma ei taha, et sa kunagi seda oma elus kogud. Aga nüüd ma saan aru, millest tema räägis. Mariupolist, kõik me teame, mis nagu, just nagu praegu Ukrainas toimub, see on sõjast. Ja siis tema ütles nagu, kui ma ütlesin, kas see on hund, kõige nagu, mis on nagu kuri. Tema ütles, ei, kõige kuri maailmas on inimene. Ja palun, ole alati headuse poolt. Tema õpetas mind alati olla headuse poolt. Ja siis, kui ma olin Kiivis, siis ma inimestega, kellega koolis õppisin, ma juba hakkasin seal nagu 6-aastane elama koolis, internaatis, sellepärast oli kaugel sõita. Ja me suhtlesime omavahel, siis ma peaksin oskama nagu voodi katma ja ise nagu süüa teha, no kõik tegema ise. Ja peadki, nagu kõik õpetajad ütlesid, ma olin kõige viisakam laps. Kõigile ütlesin tere, alati nagu kõik teadsid, et kui mingi teised nagu vigurpoisid või saab niimoodi öelda, jah. Tegid pahandused, see tähendab, et mind ei olnudki kuskil kõrval. Kui mina olin, siis ma kõik lahendasin ja kõik oligi nagu alati nagu emad ka ütlesid, nagu kui on Ruslan, kui Rooma või Tarasik nagu minuga koos, siis on kõik korras. Vot sellised asjad ja mul on tõesti nagu meeldis kokku leppida, olla selline diplomaat ja alati nagu leida midagi ühene, mis meil ühendab. No, kuidas sulle meeldib? Hästi. Mis sa oled saanud siin teha? Kas sa oled mingeid sporditegevusi teinud või midagi ostnud või söönud või? Ostel on ta palju. Sporditegevusi eriti pole teinud, kuna vanema oli tööl pool päeva, siis ta väga ei saanud kaasata üksinda siin. Aga tore, et selline päev on Kehras olemas ja ilm on ilus ja... Kas te olete kohalikud? Jaa, mina olen kohalik, lapselaps ei ole. No, kuidas
Sina käid Vanamaal külas Kehras, jah?